Tere päevast, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on loomulikult droonid Eestis, Ukrainas ja Iraanis. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, aga me peame alustama kurva uudisega. Seoses poliitilise survega võetakse meie saade eetrist maha. Ahah, see oligi see aprilli nali või? Siukse asjaga tulid välja. Nii ebausutavat ei saa teha, see peab olema natukene usutavam. Mängib kaasa natukenegi. Aga väga tore, aitäh sulle ja head veteranikuud. Lisaks naljakuule on ka tegemist veteranikuuga ja mina isiklikult pühendan selle veteranikuu Eesti tunnustamata veteranidele, siis need, kes on Ukrainas sõdinud vabatahtlikult, paljud ka sinna kahjuks elu jätnud, et aukangelastele. Aukangelastele. Jürikuu on ka teatavasti ja jürikuus toimus 1343 ka Jüriöö ülestõus, mis on hästi oluline ja mul on ikkagi jätkuvalt kahju, et veteranipäev on samal päeval kui Jüriöö ülestõusu aastapäev. Et päevi on aastas 365 ja me oleme kuidagi ikka 2 päeva suutnud niimoodi kokku ajada, et üks hakkab teist natukene ära sööma. No aga Jüriöö veteranid vajavad ju ka mälestamist. Ja ka Jüriöö veteranid, see on õige. See on suurepärane kokkuvõte sul sellele teemale. Aga lähme ajaloosündmuste juurde, et 30. märts 1867 müüs Venemaa kasutu Alaska Ameerika Ühendriikidele. Umbes 130 miljoni euro eest siis tänases vääringus, 130 miljoni dollari eest tänases vääringus, toona siis 7,2 miljoni dollari eest, et põhimõtteliselt see summa käiks ka Eesti rahandusministeeriumile täiesti niimoodi jõukohasena, et äkki tasuks teha pakkumine. Äkki on Alaska, kui Gröönimaad saab aeg-ajalt niimoodi ostupakkumisega, et äkki saab ka Alaskat. 31. märts 1919 kaotati sisekaitse ülema ametikoht ja ülesanded pandi Kaitseliidu ülemale, hilisemalt küll sisekaitse ülema koht taastati. 1933 Tallinna politsei jaoskondadele jagati kumminuiad. Väga oluline kuupäev. Maailmas 1495 loodi Prantsusmaa vastane Veneetsia liiga ja 1909 loovutas Serbia Austria-Ungarile Bosnia-Hertsegoviina. Ja Bosnia-Hertsegoviinaga oli niisugune huvitav lugu, et toona oli Austria-Ungari liitriik ja tekkis küsimus, et kumma alla siis Bosnia-Hertsegoviina kuulub, kas Ungari alla või Austria alla? Mis on sinu pakkumine? Kumma alla panna? Ma ei tea, kui ma seal käisin 2 aastat tagasi, ma olin operaator ühel dokumentaalfilmil. Küll väga kehv operaator, et see film ei jõudnud kuidagi eetrisse. Kas ta kuldvaarika sai? Aga siis ta tundus, selle järgi ma ütleks, et ta on ikkagi sinna natuke Ungari poole või? Tegelikult ei suudetud selles kokku leppida, sellepärast, et kumbki ei olnud huvitatud teise mõju kasvust ja see otsustati panna riigi rahandusministeeriumi alla. Nii et selline lugu. Aga 1940 Karjala ANSV ja Soomelt ära võetud aladest moodustati Karjala Soome NSV. 1. aprillil 1558 alustasid venelased Liivi sõjas Narva pommitamist. 1951 küüditati Eestist üle 300 Jehoova tunnistaja ja nende pereliikme ja sama tehti tegelikult sama usulahuga siis kogu Baltikumist, Ukrainast ja Moldovast. 2025 politseijuhtide kohtuprotsess, nad mõisteti siis Harju maakohtus õigeks. Samal kuupäeval mõisteti Kersti Kraht süüdi. See on siis aasta tagasi, eks. Meelis Oidsalu, tuntud julgeolekuekspert, kirjutas, et suurim kasusaaja Ukraina sõjast on Hiina. Sellel kuupäeval kirjutas. Väga hea, toome selle püsirubriigiks. Ja Rahamaa piletitel oli aasta tagasi ka väga suur tung ja järjekord. Nii et rahapesu kajastamine Eestis on väga suure kultuurilise tähelepanu on. Maailmas 1917 Taani
Lääne-India koloonia müüdi $25 miljoni eest Ameerika Ühendriikidele. Sai nimeks Ameerika Ühendriikide Neitsisaared. 2009 Albaania ja Horvaatia said NATO liikmeks ja 2025 tõmmati Leedu soost välja USA sõdurid, kes olid sinna tankiga uppunud, kus oli siis ka abis politsei piirivalveameti koerte meeskond koos koertega. 2. aprillil 2012 Ungari president Paul Smith astus tagasi pärast seda, kui Budapesti ülikool oli talt plagiaadi tõttu ära võtnud doktorikraadi. Ja aastal 2025 oli uudis selle kohta, et Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis Ungari kaitsetööstuse ettevõttega Propatria Electronics lepingu passiivsete radaride süsteemide ostuks, mis aitab oluliselt parandada madalalt lendavate objektide nagu droonide avastamist. Aasta tagasi. Ei tea, kas on kohal. Ja aasta tagasi oli teemaks ka Gröönimaa omandamine USA poolt. Et see oli see aeg, kui Trump oli presidendiks suhteliselt värsket saanud ja eelmise aasta aprillis oli Gröönimaa teema väga tuline. Lähme edetabeli juurde. Palju kõneainet on saanud Propastopi uudis Narva rahvavabariigist. Väidetavalt siis Narva linnapea Katri Raigi sõnul tõi see Narvasse välisajakirjaniku uputuse ja on süüdistatud ka Propastopi selle suuremaks tegemiseks, kui asi tegelikult väärt on. Ja Ukraina meedias lendas see päris palju. Jah, sellesse algsesse Propastopi uudisesse oleks saanud panna ka tausta konteksti selle kohta, et Balti regioonis on seda võtet varem ka kasutatud, et ta paistis nagu liiga pretsedendituna ilmselt Ukraina lugejate jaoks ka ja eelmine nädal ühe Ukraina ajakirjanikuga suhtlesin ja sain info, et see on väga suur uudis ja väga suur narratiiv Ukrainas just eriti, kus mulle tundub, et ka Ukraina poolt teinekord teadlikult pedaalitakse seda Vene ohu teemat nii või naa siis oma Stratcom eesmärkidel. Sellest Edward Lukas nüüd ka hiljuti just kirjutas, et venelased ja ukrainlased justkui nagu mõlemad teevad oma huvist lähtuvalt, eks ole, seda olukorda või pilti ärevamaks siin, kui peaks. Aga kindlasti saab, see on selline standardne nii-öelda pre-bankimise moodus on panna kontekst juurde. Ajaline, ruumiline kontekst, et aru saada, et kas see on erakordne sündmus, mida raporteeritakse või mitte, et selle uudise toon ise oli ka pigem selline erakorralikustav. Ja, kuigi tegelikult mina mäletan aastast 1990 Narva linna, toonase linna nõukogu otsust siis alustada tegevusi selleks, et Narva linn ühes ümbritseva piirkonnaga saaks ühineda Venemaa Föderatsiooniga. Eesti iseseisvuse taastamiseni ei toona veel natuke üle aasta. Vähemalt 5 ja kui sinu lisatu ka veel juurde panna, et siis tegelikult rohkem episoodi on Baltikumis tervikuna olnud sellise nii-öelda idaala eraldumise episoodi. Ja, aga samas ma rõhutan, et ka Jaanilinnas on olnud liikumine Eestiga ühinemiseks, et 95. aastal, valetan 97 isegi, oli Jaanilinnas siis liikumine, et ühineda Eesti Vabariigiga. Põhjuseks olid küll Jaanilinna kommunaalprobleemid, mille siis Venemaa keskvõim kiiresti ära lahendas. Sellest liikumise algatajast ei ole pärast kuulda. Aga Propastop võiks teha siis Telegrammi ka vastava gruppi ja sellest uudise. Jaanilinna rahvavabariik. Ungari valimised on kuum teema, eks, et 12 päeva pärast peaks selguma, et mis siis Orbaniga saab ja tegelikult nüüd lekkinud info siis selle kohta, et Ungari välisministeeriumist ja ka mõned poolt mujalt võib otsede Kremlisse avaldatud kõned Lavrovi ja siis Ungari välisministri vahel. Et see on päris suur probleem, kui sul on selline liitlane või vähemalt keegi, keda sa oled liitlaseks pidanud. Tegelikult ei tohiks ungarlasi lasta ühelegi NATO salastatud koosolekule. Ja ma millegipärast arvan, et see liitlaste vaheline infovahetus on ka muutunud viimastel aastatel natukene, et kõigele äkki Ungarit ligi ei lastagi.
et see nagu oht on selge. Ma kuulasin seda Lavrovi ja Šarto kõne salvestust ja seal lihtsalt kaks vana sõpra. Lavrov ütles, et sa oled Šartole, et sa oled siin meil igal pool uudistes kui Venemaa aitaja, siis Šarto ütles, et see on ju väga tore narratiiv, millega uudistes olla Venemaal. Et käib ikkagi jube pugemine ja arvata võib, et seal on ka isiklik kasu taga varastamine, eks ole, siis nii rahva tagant kui ka siis mingisugused tasud Moskvast, et see on täitsa nagu sellise urbanistliku nagu valitsemiskultuuri puhul pigem nagu baaseeldus, mitte mingisugune erakorraline tähelepanu. Suure tõenäosusega nii Ungari välisministri kui Orbanil on Moskvasse soetatud kinnisvara, mida ohu puhul kasutada. Aga Ungari puhkes ka spiooniskandaal, kus siis üks noormees, kes mingi aeg Eestiga seotud on natukene olnud, rääkis justkui, et ta on Eesti luure huvides tegutsenud ja hiljem selgitas, et mõtles selle kõik välja. Ta käis siin NATO küberkaitsekeskuses vist nädalasel koolitusel väidetavalt ja siis Viktor Orban väidab, et ukrainlased värbasid ta ära siin Eestis ja sellest tehti Ungaris suur valimis nii-öelda teema, kuna see noormees on seotud siis selle põhilise rivaalparteiga, kes praegu juhib 15% punktiga valimiseelsetes küsitlustes. Jaa. Aga natuke spionaažihõnguline on ka järgmine lugu, et Iraaniga seotud häkkerid murdsid sisse FBI juhi isiklikule e-posti kontole, võtsid sealt nii e-kirju kui fotosid ja osa sellest avalikustasid, et seda ka FBI kinnitas, et tõesti seal probleemid esinesid. Iisrael ja Liibanon sõdivad ka edasi. Iisrael okupeeris Lõuna-Liibanoni ja teatas, et suure tõenäosusega ei lahkuda sealt ka peale sõja lõppu, et selleks, et tagada Põhja-Iisraeli ohutust. Ja Hezbollah hävitamine on olnud üks selle sõja nii-öelda tulemuslikumaid aspekte. Hezbollah hävitamine algas teadupärast juba siin mõni aega tagasi, kui oli see kuulus piiparite operatsioon. Ja raadiosaatjate, paar päeva hiljem raadiosaatjate operatsioon, jah. Kindlasti Hezbollah võimekust on oluliselt rapitud, aga nad suudavad ikka veel kurja teha. Ja tegelikult see suure tõenäosusega ütleme mitte suure tõenäosusega, see juba on tähendanud sisepagulasi ja see võib tähendada ka survet Euroopale, siis rändesurvet. Ja teine rändesurve teema on tegelikult Sudaani sõda, kus on ka sisepõgenike kriis päris suur ja ÜRO siis migratsiooniagentuur on hoiatanud Euroopat, et Sudaani kodusõda võib tuua rändesurve või põgenike laine Euroopasse. Kuubale jõudis Venemaa tanker. Oli küsimus mingi aeg, et kas see tanker, mis peab Kuuba nafta siis leevendust viima, pääseb läbi või ei pääse. Ameeriklased lasid selle läbi ja see väidetavalt siis jõudis Kuubale, mida peetakse Venemaa suureks diplomaatiliseks võiduks. Siis ilmselgelt see ei toimunud päris niisama, et kapten lihtsalt otsustas, et purjetab läbi, et ju seal taustal ikkagi mingid läbirääkimised ja diili tegemised käisid. USA ja NATO suhted on suhteliselt kehvas seisus. Vähemalt Trumpi poolt vaadates või tema avaldusi jälgides, et kuna Iraani sõjas ei ole Trump tundnud, siis liitlaste toetust on ta ähvardanud ka revideerida suhteid siis NATO liitlastega. Jah, Ameerika lahkumine nii-öelda Euroopast või NATOs osaluse vähendamine, mis sai alguse siin paarisaja staabiohvitseri lahkumisega ja ka Norfolkis Ameerikas asuva NATO staabi üleandmisega brittide juhtimise alla, et sellele on olnud nüüd nii-öelda pausiaeg sõja ajal, aga tõenäoliselt tullakse siis võib-olla natukene järsemalt selle teema juurde tagasi. Küll aga ütleme, et kui USA eemaldub Euroopast, siis samas USA läheneb Kuule. Et täna on algamas siis NASA missioon Kuule ja plaan on siis pikk plaan, eks, on ehitada siis Kuule baas.
Jah, me Eesti aja järgi homme öösel siis 1:30 Ameerika aja järgi 1. aprill siis lennatakse taas ümber kuu ja siis hiljem 10. jooksul tekib sinna ka baas, mis on nagu jälle oluline areng inimkonna ajaloos ka. Karta on muidugi, et kui neid kuu või mingi üldse mehitatud kosmoselende vaadata, siis suure tõenäosusel lükatakse see edasi. Ma arvan, et homme see rakett ei stardi. Ukrainas aga stardivad mõned raketid, et esimene õhutõrje eraettevõte alustas Ukrainas siis tööd. Jah, ka Eesti teeb, eks ole, siin Riigikantselei on ette valmistanud seaduse muudatuse, mis võimaldaks ka eraturvaettevõtjatel droone näiteks tõrjuda siis elutähtsate objektide juures või kriitilise taristu objektide juures. Et see iseenesest on ainuvõimalik tee, kuidas massohule vastata siis massiga või võrgustikuga, et selline riigi enda igale poole ulatumise nagu aeg on läbi droonisõja vaates eriti. Nii on, aga edetabel sai sellega otsa ja võtame siis esimese teema. Esimene teema droonid Eesti õhuruumis, natukene juba sissejuhatus oli tegelikult selle sama seaduse muudatuse osas. Aga eile siis sisenes, täpselt arvu pole öeldud, alla 10 drooni Eesti õhuruumi, millest praeguseks hetkeks vähemalt ühe allakukkumine on Kärkna kanti on siis kinnitatud või Kärkna valla põllule. Ja huvitav on see, et mina vähemalt uudisest lugesin välja, et ametivõimud said sellest drooni kukkumisest teada, sellepärast, et taaskord üks põllumees kuulis pauku ja hommiku teatas, et leidsin droonitükid. Et mina ei saanud kinnitust, et need droonitükid ka muidu oleks leitud. Ja vähemalt eilse õhtuse seisuga ja täna hommiku lisainfot selle kohta polnud. Politsei- Piirivalveamet kontrollib veel mitut siis vihjet selle kohta, et kuskil võis droon alla kukkuda. Aga kuna Eestis on ka suhteliselt palju suhteliselt tühja piirkonda, siis võib meie kuskil soodes olla tegelikult veel droone, mille olemasolust me ei tea, tundub nii. Jah, ka seda Hispaania raketti, mille NATO hävitaja mõni aasta tagasi välja lasi kogemata, ei leidnud. Äkki nüüd selle drooni otsingute käigus võib-olla leiame ka mõned raketid, et iseenesest arvestades, kui palju meil on veel ikka veel teise ilmasõjaaegset moona põldudes ja soodes, et siis midagi nagu protsentuaalselt väga palju ei lisandu nende Ukraina droonidega, aga selge on see, et riigi, seirepilt on piiratud hetkel ja need pikama õhuseire radarid, kuna maakera on kumer, siis teatud kaugusest alates lihtsalt ei näe madalamaid kõrgusi. Ja seetõttu on üsna loogiline, et teatud uudised tulevadki siis muu luurevõrgustiku, kohaliku jälgimisvõrgustiku kaudu eetrisse, et see on ka droonisõjas nagu paratamatus ja üldse sõjas, et kõik asjad ei jõua radarile, ja oluline on mitte riigi poolt ka anda ebarealistlikke avaldusi selle kohta, et kui võimekad me oleme, et me näeme ja suudame reageerida kõigele, et see loob sihukese valeturvalisuse fooni kogu sellele kriisile, mida ka ei ole vaja. Siin on räägitud sellest, et me nägime droone alates siis sellest, kui nad enam-vähem Ukrainast tulema hakkasid. See saab olla koostöös liitlastega, sellepärast, et Eesti radarid lihtsalt maakumeruse tõttu nii madalaid objekte ei saa näha Ukraina piiri lähedal või Valgevene isegi kandis, kui nad lendavad paarisaja meetri kõrgusel. Aga ütleme niimoodi, et minu jaoks on nagu see, et ma ei saa aru, mis probleem on selles, et öelda välja, kas neid oli 9, 7, 6 või mingisugune muu number. Minu jaoks see näitab ebakindlust ja teine asi, mis on minu jaoks see, et kui me oleme andnud häire kogu mandri Eestis välja arvatud Läänemaa, siis me ei ütle seda, et kas tegelikult jõudis ka Pärnumaale see droon või mitte. Et ma ei saa aru, miks me seda teha ei või
mis probleem see on, keegi ei oota seda, et viiakse juhtimiskeskusesse, näidatakse NATO Secret templiga pilti, aga öeldes seda, millisesse maakonda see droon ikkagi välja jõudis või mingisuguse piirkonda, on minu arust täiesti okei ja teiselt poolt ma vaatasin ka seda näiteks Hanno Pevkuri intervjuud, kaitseministri intervjuud selle kohta, et televisioonis ajakirjanik küsis, et kui olid need lennukid ja need hävitajad õhus, palju siis neid hävitajaid kokku oli, kaitseministri vastus oli, et las ta jääb, me ei hakka numbrit välja ütlema. Et kas me varjame seda venelaste eest, kelle puhul ma võin mürki võtta, et nad teadsid väga täpselt, mitu lennukit õhus on. Ja kui venelased seda teadsid, siis mille pagana pärast me seda avalikkuse eest nagu varjus hoiame või muudame, kuidagi teeme ennast salapäraseks. See ei mõju usutavalt. Seal on loogiline seletus droonide arvu osas on see, et kuna seirepilt kõike ei näe, siis me ei teagi. Et ma olen väga kindel, et Eestist on läbi lennanud droone ka niimoodi, et keegi ei pane midagi tähele, et riivanud meie õhuruumi. Kui sinna Elva valda põllule see eelmise aasta augustis kukkus, kui ta poleks kukkunud, kas me oleks teda üldse märganud? Üks linnuvaatleja sai selle drooni võrri mootori põrinalaadse heli. Aga kui see droon ei oleks kukkunud, oleks selle linnuvaatleja kohta öeldudki ilmselt, et ta lindistas mingit võrri, mööduvat võrri küla vahel. Ka see on võimalik ja natukene kirdes on ka eraalgatusel tekkinud sellist nagu akustilist, drooniseire võimet, mis võimaldab nende liikumistrajektooriga madalatel kõrgustel jälgida. Aga üldiselt on täitsa võimalik, et ka selline olukord, kus sul ka ohuhoiatussõnumit ei tule, aga sa drooni näed või kuuled, et praegu sel ajal, kui Ukraina teeb nii-öelda suuri rünnakuid, tuleb nagu mõnes mõttes kõigeks valmis olla. Seni on läinud suhteliselt hästi, et meil on ikkagi nagu ka väljaspool asustatud piirkondi see asi toimunud, tihe asustatud piirkondi, et kui see droon peaks järgmisena tulema maha ka lihtsalt väike linnas kuskil tänaval, ilma et ta kedagi vigastaks, siis see atmosfäär on hoopis teine ja küsimused on hoopis teised. Ja siin ei tasu anda selles mõttes nagu valeinfot selle kohta, kuidas meil on igal hetkel, igal olukorral jätta muljet, nagu suudaksime tõrjuda ja ainult nagu otsus mitte tõrjuda on selle tõrjumata jätmise taga. Et see nii ei ole, sest me kõike ei näe ja me kõike kindlasti tõrjuda ka ei suuda, eriti kui mitu drooni on õhus korraga. Minu arvates oli eelmine kord, kui see Auvere Korstna juhtum oli, siis oli hästi kummaline olukord, kus kõigepealt tegi peaminister oma pressikonverentsi ja siis tegi Kaitseväe juhataja oma pressikonverentsi. Et huvitav, kas Kaitseväe juhataja tõesti ei mahtunud ära sellele peaministri pressikonverentsile, aga võib-olla ei mahtunud, hea küll. Aga Kaitseväe juhataja tõi tegelikult selle välja väga selgelt, et meil on jaam paar kilomeetrit piirist ja selle tõttu lihtsalt, kuna me Venemaad ei taha ärritada, siis me sinna poole lihtsalt ei tulista. Ja lasemegi sellel tabada, mis ühelt poolt on paari kilomeetrisi distantsi puhul aru saada, teiselt poolt selles suhtes arusaamatu, et kas meie piiri äär ongi nagu, kui me oleme rääkinud esimesest sentimeetrist, selgus, et veesentimeeter ja õhusentimeeter ei ole sama sentimeeter, mis maasentimeeter, siis see on tegelikult probleem. Me peame seal leidma mingisuguse lahenduse ja ma ütlen veel kord, mida ma olen korduvalt öelnud, ärme palun ehita kriitilist taristut Vene piirist 2 kilomeetri kaugusel, kus droon seda kogemata tabada võib. See on täiesti jabur. Jah, droonidele on kättesaadav kogu Eesti territoorium, ka Ukraina sõja kogemus seda näitab, aga oluline vahe on selles, kas sul on viivitusaeg ja sa jõuad reageerida või sul ongi see 2 kilomeetrit, mille droon läbib nii kiiresti, et sa ei jõua mitte midagi teha. Ja kui see Venemaa suunas ka lasta ei taha. Nii et valitsuse otsus eelmise aasta jaanuaris ehitada ka järgmine gaasijaam Narva oli mitte lihtsalt rumal, vaid tegelikult suisa kuritegelik tänast julgeolekuolukorda vaadates. Üks muster, mis jälle avaldub, on sellise, ütleme, Stratcom sõnumitega siis selle ohu või haavatavuse glasuurimine, et mis nüüd hakkas ka pihta. See oli väga ilus kujund. Kõigepealt me lugesime sellest, kuidas
valitsus nüüd Auvere tõttu saadab, eks ole, uue eelnõu välja, mis õigusi kasvatab. Tegelikult on tegemist hilinenud reaktsiooniga Koruste sündmusele, et võiks ju küsida, miks see juba Riigikogus ei ole ja miks Riigikogu ka kaitsekomisjon ei ole küsinud, et kus see eelnõu on, samal ajal kui keelenõuete siin kehtestamisega mindi erakorralist menetlusrada pidi. Siis on räägitud, kuidas nüüd riik loob kihilist õhukaitset, mis tegelikult ei puuduta üldse nagu otseselt drooniseirevõimet, mis on selline slogan, millega rahustada, millega Michal tuli välja Riigikaitse Nõukogu mitte midagi ütlevalt koosolekult. Ja räägitakse, et 200 miljonit siin 4 aasta jooksul sinna nii-öelda seire- ja tõrje valdkonda investeeritakse. Suurem osa sellest läheb seiresse. Tõrjega on meil sedasi plaanis praegustes plaanides, et kaitseväe jaoks ja kaitseväe operatsiooni jaoks on tõrjevõime, ülejäänud on tegelikult drooni ohu suhtes kaitseta, eriti nende suurte sõjadroonide ohu suhtes, kaasa arvatud pealinn, mis on väga suur probleem, kaasa arvatud saared, kogu see nii-öelda lääneala, kus kaitsevägi oma operatsiooni suure sõja korral ei pea. Ja see on teema, millega tuleb tegeleda, sellepärast, et kui kaitsevägi ka ennast kaitsta suudab, aga vastane siin ülejäänud Eesti maatasa pommitab, et siis ei saa ka ju rääkida, et me kuidagi edukalt ja mõtestatult riiki kaitseme. Ja kaitseväe, ütleme ka kommunikatsioon hästi palju on keskendunud väekaitsele, mis on ääretult oluline selleks, et vägi saaks sõdida, aga kaitseväe ülesanne, meenutame, on kaitsta Eesti inimesi ja Eesti territooriumi, mitte iseennast. Iseennast tuleb kaitsta selleks, et kaitsta Eesti inimesi. Mitte ei ole see eesmärk, et hea kaitsevägi, ärge seda ära unustage. Ja minu arvates sellest nii kaitseväe kui kaitseministeeriumi kommunikatsioonist on see mitu korda läbi kõlanud, alates nendest torudest, Balticconnectori torudest, mis läbi tõmmati. Siin on nagu kaitseväest ka selles mõttes aru saada, et ressurss, eks ole, ongi täna ka piiratud. Et see kõlab jaburalt. Täna ka piiratud, aga siin oleks vaja ka poliitikutelt nagu natukene huvi asja vastu. Riigikantseleilt oleks vaja selle asja vastu huvi. Seni kõige rohkem huvi on näidanud Elering, Hannes Kont, kelle eestvõttel hangiti Euroopast ka 50 miljonit toetust ja see on nagu väga tubli. Teised taristuvaldajad võiks ka nagu sellele mõelda, aga tervikuna jääb ikkagi küsimus, kes kaitseb Eesti linnu, mis ei ole seal kaitseväe operatsiooniala juures piisavalt, et droonikaitset saada koos kaitseväega ja mis me teeme saartega, kuidas me hoiame meie sadamaid lahti, et liitlased, eks ole, saaks tulla ka hübriidfaasis. Ikkagi ma tulen tagasi lennuväli täpselt sama teema. Ma tulen tagasi selle sama eelmise aasta uudise juurde, aasta taguse uudise juurde, et me Ungarist ostsime mingisuguse süsteemi, mis peab droone avastama, kus on, kas töötab ja oli sellest abi ka või. Et tegelikult need on need küsimused, mis on küsimata. Seire osas on läinud juba paremaks, meil on tulnud ka erinevaid võimekaid mobiilseid seiresüsteeme ja nii edasi, aga veel kord, ka rahuaja vaates ei ole asi piisav, siin on räägitud õhuväe puhul, et võiks mingisuguse kerge reaktiivmootoriga lennuki hankida, kahurid peale ja käigu jahtigu, nii nagu ukrainlased käivad lennukiga jahtimas droone. Rahuajaks täiesti nagu adekvaatne lahendus, aga just selle sõja aja vaates ja just nagu territoriaaldroonikaitse vaates on meil ka ambitsioon praegu täiesti püstitamata ja see on tegelikult süsteemne probleem, et kui me kaitsevägi ka selles uues nüüd aprillis valitsusse minevas riigikaitse arengukavas jätkuvalt panustab soomusvägede läbi murdevõimele ja sinna raha valab, eks ole, hangitakse uusi jalaväe lahingumasinaid olukorras, kus tegelikult oleks odavam ka need praegused ära kaasajastada ja neid edasi kasutada. Kui raha on liiga palju, hakatakse tegema ja kui meil samas nagu droonisõjale, eks ole, piisavalt võhma peale ei anta, et siis nagu, nii nagu Urmas Salo eile Postimees küsis, et kas me valmistume äkki valeks sõjaks, et seda küsimust võiks nüüd enne selle riigikaitse arengukava ära kinnitamist ka küsida. Muulgas poliitikud enda käest, kellelt elanikud küsivad, kaasa arvatud pealinna elanikud tulevikus, et
miks meil pole isegi elementaarset droonikaitset plaanitud sõja ajaks ka mitte? Elanikkonnakaitse on teine teema, mille juurde ma selle drooni temaatikaga tuleks, et öösel tulnud sõnum, eks, et püsigi siseruumides. Mina nägin seda sõnumit alles hommikul ja ma püsisin terve öö siseruumides, põhiliselt oma voodi piires ja ma ütlen niimoodi, et enamus Eesti inimesi äripäeva öösel ikkagi magab, et isegi noored ei ole tavaliselt sellel ajal kusagil väljas pidutsemas. Mis me teeme nagu sedasama elanikkonnakaitse kontekstis, et see on, ütleme, et Päästeamet on sellega tegelenud, sellega vaeva näinud, rahastamine on lõppenud, kui varem oli sõnum, et me tegeleme varjumiskohtade rajamisega, eks korteriühistute kaudu, siis täna on kuidagi see kommunikatsioon osaliselt, ma utreerin nüüd, et teil on korteris olemas peldik, minge sinna, Kas me 10 aastat tagasi ei teadnud, et korterites on peldikud, teadsime küll, akendeta ruum suure tõenäosusega hoone keskel, et jah, teatud olukordades on vannituba ja vann väga hea varjumiskoht, aga tuleb arvestada sellega, et inimesed alati ei püsi oma korteri piirides, nad on väljas ja kindlasti see drooni oht tuleb veel, et see ei olnud viimane. See kindlasti selliseid juhtumeid tuleb veel ja tegelikult selle 200 miljoni osas mulle meenub kunagise mitmekordse ministri Marko Pomerantsi raamat Minu ministeeriumid, mis kirjeldab seda, et kui sul on mingi jama, siis tuleb see jama iga hinna eest maha võtta. Mida kiiremini, seda parem ja kui sa saad pakkuda välja mingisuguse lahenduse, mida sa oled kas varem valmis mõelnud, juba varem planeerinud või tekitab selle näivus, et tegutsetakse, siis tuleb, ma nüüd ei pane kõike Marko Pomerantsi suhu, aga põhimõte on see, et teema tuleb maha võtta. Ja selle 200 miljoniga natukene minu arust püütakse seda teemat kiiresti maha võtta. Mis on juba varasemalt ammu ära otsustatud. Mis on ammu ära otsustatud, mis ei ole mis aitab kindlasti ka selliste juhtumite vastu, aga mis ei ole omavahel nagu otseses seoses tänase olukorra. Et see on probleem ja minu arvates seesama raha probleem, eks, et millest räägitakse Kaitseväe kontekstis ka palju. Kaitseväele me oleme eraldanud 5% SKT-st, kuigi lepiti kokku, meenutame, et sõjalisele kaitsele läheb 3,5 ja muudele mittesõjalistele vahenditele, nagu seesama elanikkonnakaitse, läheb 1,5. Eestis me oleme otsustanud, me paneme kõik 5 sõjalisele riigikaitsele. Et selle eest ootaks natuke rohkem kui väekaitset ja oluline on see, et alati on kuskilt mingit ressurssi puudus, aga oluline on ka see suhtumine ja arusaamine, et vägi on meil selleks, et kaitsta Eestit, mitte kaitsta operatsiooniala. Väga õige. Nii, aga lähme teise teema juurde. Teiseks teemaks on sõjad Ukrainas ja Iraanis, et tegelikult need samad põhjused, miks droonid on meie hoovi peal, et kui Trump ei oleks ebaõnnestunud Iraani avantüüri alustanud, poleks nafta hind üles läinud, varilaevastikku juba ahistati märksa rohkem kui varasemalt. Trump leevendas sanktsioone ja ma olen täitsa veendunud, et see on põhjuslikus seoses sellega, mille pärast Ukraina massiliselt ründab nafta väljaveokohti, et leevendada nafta kõrgest hinnast ja Venemaa siis naftakaubandusest tulevanevat mõju sõjale või sõja rahastamist. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et ma pean kiitma meie välisministrit Margus Tsahknat, et lehest lugesin, et kohtudes siis Ukrainas Budanoviga, presidendi administratsiooni juhiga, ta võttis selle sama droonide sattumise Eesti õhuruumi jutuks ja ütles, et me toetame Ukrainat igati, aga katsuge teha nii, et need droonid ikkagi meie juurde mitte kuidagi ei satuks. Et mina küll kiidan. Mina ka liitun kiitusega, et sellist probleemi kommunikeerimist on vaja. Isegi liitlastele. Et Eesti inimestele ei jääks ka muljet, et meil on siin nagu suht okei, kui pommid taevas lendavad, et ei ole, et see on nagu väga tõsine turvalisuse probleem.
ja eks Ukraina, sa siin mainisid varilaevastiku kinnipidamisi, no isegi kui nad on natukene sagenenud, et siis nad on ajutised ja suhteliselt mõjutu meede, seda enam, kui seda teha kuskil Soome lahel, mis on mõnes mõttes kõige totakam, selles mõttes, kui sa ei blokeeri ära Taani väinades laeva sisenemist ja hakkad Soome lahel siin Venemaa nii-öelda külje all operatsiooni teostama, et siis see on mõnes mõttes nagu kõige ebaintelligentsem viis seda teha, kuigi nii eestlased kui soomlased, Eesti ja Soome merevägi ja piirivalve kindlasti väärivad kiitust, et nemad on julenud vähemalt midagi teha, eks ole, erinevalt teistest. Rootslased on muutunud nüüd natukene aktiivsemaks. JEF-i ehk siis Joint Expeditionary Force'i liidrid kohtusid eelmine nädal vist Helsingis ja siis lubati ka nüüd uus käik sisse panna, aga samas Ukraina ikkagi Ust-Lugas ja Primorskis teeb seda tööd, mida Läänemere riigid on jätnud tegemata Vene nafta ekspordi piiramisel. Et mõnes mõttes tuleb neile olla tänulik. Ukraina on kokku vist 10 laines või 10 sellist suuremat rünnakuoperatsiooni Vene nafta ekspordi võimele korraldanud ja see nii-öelda 5-öine operatsioon, mis nüüd viimati siin märtsi lõpus on olnud, et see on kõige suurem, et seal on ilmselgelt toimunud eskalatsioon. Ja vaatasin siin huvi pärast just seda mereliikluse kaarti ja tuleb tunnistada, et meie Lahemaa rahvuspargist põhja poole, Loksast ühesõnaga ülesse poole on umbes 40 laeva praegu. Tavaliselt seal on kuskil 10. Ja see on ka risk. Ja see on väga suur risk. Me võime vaadata parastudes, et näed, et nad ei saa naftat peale võtta või liikuma mingil muul põhjusel, et see on risk ja seda riski tulebki vältida siis Läänemere sissepääsu regulatsiooniga. Küsimus on see, et mis ajal Eesti ja Soome tegelikult võtavad ette neid laevu sealt ära ajada, sellepärast et see võimalik reostus on mõlemale riigile suhteliselt suur probleem ja ma ütlen, et Matsalu või mis siis Matsalu, Lahemaa rahvuspark oma õiliste randadega võib-olla ei oleks kõige parem, et see pilt on päris hirmutav. Jah, seal on alati ankrualal laev olnud, aga mina ei ole näinud, et nii palju. Aga Iraani sõjas on nüüd 6 aega möödas. Trump lubas küll 6 aega ära lõpetada, veel ei ole lõpetanud. Netanyahu ütles, et umbes poole peal, mahuliselt, kas nüüd ajaliselt, aga mahuliselt on see sõda. Mis sinu siis diagnoos on? Kes võidab, kes kaotab? Ma kahtlustan, et see sõda lõpeb niimoodi, nagu lõppes eelmise aasta juunis. Siis Iraani, Iisraeli ja USA sõda. Ehk et kõik kuulutasid ennast võitjaks. Et ma arvan, et see konflikt lõpeb samamoodi. USA ilmselgelt alahindas Iraani lootuses, et selle pea mahavõtmine, nii-öelda juhtkonna mahavõtmine, juhtkonna tapmine annab siis võimaluse režiimi muutuseks või vähemalt kokkuleppeks. Eks see, mis juhtus Venezuelas, juhi äraviimine sundis ülejäänud režiimi tegelikult koostööle ja Venezuelast me ei kuule täna liiga palju probleeme. Okei, meie fookus ka on teises kohas, eks. Iisrael muidugi on huvitatud jätkama. Siin Pete Hegseth on ju kaitseminister, USA kaitseminister on öelnud, et järgnevad päevad on määrava tähtsusega. Ootame, vaatame, näeme. Aga seda sõda lubati 5 nädalaga. Mäletatavasti Putin tahtis võtta 3 päevaga Kiievit. Trump lubas lõpetada ametisse astudes Ukraina sõja 1 päevaga või 24 tunniga, siis lubas 100 päevaga. Sügisel andis 50 päeva ultimaatumi Putinile, millega ei järgnenud mitte midagi. Nüüd lubati 5 nädalat. 5 nädalat saab läbi vaiksel laupäeval ehk sellel laupäeval. Pole võimalustki, et see sõda selleks ajaks lõppeks. Ja kokkuvõttes sõja lõppu ei pruugi tähistada üldse USA-Iisraeli rünnakute lõpp, vaid Iraani otsus avada Hormuzi väin. Iraan teenib praegu 2 korda rohkem naftatulu
kui enne pommituskampaania algust, nafta hind on lihtsalt nii palju kasvanud ja nemad saavad naftat sealt välja viia. Et USA seda võiks ju ka takistada, aga on otsustatud ilmselt just selle hinnašoki vältimiseks seda takistada. See on ka põhjus, miks on Venemaalt osa sanktsioone eemaldatud. Ja Ameerikast on nüüd või Jaapani merest täpsemalt on kohale saabunud ka need 1000 merejalaväelased laevaga, kus nad siis annavad võimaluse kaaluda vähemalt USA-le Kargi saare okupeerimist. Iseenesest USA merevägi on igasuguse naftataaristu okupeerimist harjutanud kõvasti, aga küsimus on see nii-öelda jätkukaitse, eriti droonide eest Kargi saarel, et kui sul on maavägi, mis ei suuda ennast droonide eest kaitsta, siis sa sisuliselt saadad inimesed ikkagi surema sinna nafta saarele, et see valiku moment nüüd hetkel Trumpil on, kas eskaleerida enne sõja lõpetamist või mitte, sellepärast et kriitilised ka kõrgtehnoloogilised raketivarud hakkavad nii ründe kui kaitse vaates tühjenema ja see on probleem just vaadates ette siis võimaliku konflikti poole Hiinaga, kus niigi on Hiinal nii-öelda koduväljaku eelis, et Taiwani kaitse oleks Ameerika jaoks ekspeditsioonimissioon ja lisaks ka mereliselt on Hiina juba mahuliselt täna üle ja nende tööstussuutlikkust, ka taastamissuutlikkust sõja ajal, mis praegu on USA-le probleem ja mistõttu nad peavad maksma hinnanguliselt seal 2 korda rohkem selle moona nii-öelda taastamise maksumust, ligi $50 miljardit loetakse, et see nagu välja lastud moon seal taastada. Et siin on oma jätkuprobleemid, et kui vaadata vahetut konflikti, eks ole, et siis Hiina on saanud väikse diplomaatilise võidu jälle näidata, et Ameerika on see destabiliseeriv jõud maailmas, ta näeb, kuidas Ameerika ja liitlased ka NATO sees, eks ole, üksteisest nagu eralduvad. Majanduslikult muidugi ta võtab kahju sisse, sest et nii suur protsent lihtsalt enamus nafta impordist Aasiast tuleb Hormuzi väinast. See on tegelikult täiesti pöörane, et sõda Iraani vastu, samas lubatakse jätkata Iraanil tegelikult nafta väljavedu, eks. Meenutab natuke seda Družba torujuhet, mis täna küll on veits rivist väljas, aga terve 3 aastat või 4 aastat suutis see toimida samal ajal, kui Ukrainas käis väga suur sõjategevus ja tegelikult selle sama Hormuzi väina kontekstis, minu prognoos on see, et ameeriklased ei lähe Kargi saart vallutama, sellepärast, et see lööks Iraani nafta väljaveo uppi ja tegelikult Aasia sõltub väga suurel määral sellest ja kui see nafta väljavedu seal uppi läheb ja Hormuzi väina ei avata, siis see tähendab suure tõenäosusega rahutusi Indias, mis on maailma mõttes väga suur probleem. Et ma ei näe täna, et Kargi saart ameeriklased ründaks, sellepärast, et nad on lasknud nafta väljaveol jätkuda ja pole seda takistanud. Nad on küll takistanud selle jõudmist teatud riikidesse, aga seda tervikuna pole seda teinud ja samas ka selle sama nagu leevendamiseks nad on ju võtnud Venemaalt sanktsioone maha, lubanud taas Indial ja Hiinal hakata töötlema Vene naftat. Ja nüüd, kui Venemaa väljaveo võimekus on oluliselt vähenenud ka nende samade droonirünnakute tõttu siin meie piiride taga, siis pole seda kiiresti ka millegiga asendada. Nii et tegelikult on see, ameeriklased on ennast korraliku portsu otsa tegelikult mänginud. Kui vaadata lihtsalt sõjalisi kahjusid, siis Iraan on selge kaotaja. Et loetakse, et ligi kuni 2/3 nende nii-öelda raketi ja droonivõimest on kas hävitatud või siis rusud alla maetud ja tuleks välja kaevata, kui nad tahavad samas mahus jätkata. Samas Iraan on suutnud ikkagi väiksemas mahus 10% võib-olla alguspäevadega võrreldes, aga pidevalt ka naaberriike rünnata. Suurimad kaotajad võib-olla ongi Pärsia lahe teised riigid, et seda nii investeeringu keskkonnast vaadates, mis börsiindeksid teevad Dubais ja mujal.
aga ka kütusetaristu, mis on pihta saanud, ekspordivõime saamata jääv tulu Kataril, seal LNG, eks ole, terminali hävitamisega seoses, et nemad kindlasti on kõige suuremad kaotajad, võib-olla kõige suurem võitja saab olema üldse Ukraina, ei tea, arvestades, kui palju liitlasi ta on seal leidnud, kui enne oli Lähis-Ida pigem selline Putini mängumaa, et siis Zelenski tundub, et seal osa sellest mängumaast üle võtmas. Ja tegelikult ukrainlased on suutnud seda droonitõrje ekspertiisi eksportida väga osavalt Lähis-Itta, ja mis on tegelikult mõnes mõttes hirmutav, et ei laheriigid ega USA ega ka mõnes mõttes Iisrael tegelikult ei olnud nendeks odavateks droonideks valmis. Ka meredroonideks. Ka meredroonideks ja tuues siia juurde selle, et Iraan suutis ka venelastele õpetada ründedroonide tegemist ja tootmist, siis ma olen täiesti kindel, et nad suudavad selle püsti panna ka põlve otsas oma järgmises mingisuguses mägikompleksis, sellepärast, et Iraan suutis neid droone toota vaatamata sellele, et ta oli 79. aastast sanktsioonide all. Ta suutis selliseid vigureid teha, suhteliselt lihtsad asjad on ju, et huvitav on see, et ka NATO liitlased, siis Ameerika Ühendriigid, püüab sõdida kõrgtehnoloogiliselt riigiga, mis sind nii-öelda põhimõtteliselt linguga kivi visates suudab halvata. Postimehe välistoimetus tegi ühe Saksa meresõja teaduriga intervjuu siin paar kuud tagasi ja nemad ennustasid, et juba siis, et Venemaa ka Läänemerel hakkab kasutama selliseid asümmeetrilisi võimeid ja sa ise kirjutasid, et Saksamaalt, eks ole, tuli uudis, et seal Magura droonidega ukrainlased võtsid maha suht kiiresti Saksa sõjalaevastikku, et kui me selle ohuga merel ka ei tegele ja sama loiu tuleme, nii nagu Tallinna ja Lääne-Eesti droonikaitsega, et siis meil on, tekivad veel eraldi probleemid. Probleem, aga suur probleem. Aga minnes korra hüpates tagasi veel Ukrainasse, siis praegu vähemalt tuleb teateid, et Ukraina on rinnetel pisut edenenud, et maad vabastanud. Venemaa on pannud toime, nii nagu ta kogu aeg liharünnakuid, viimase päevade või nädalate rünnakud on lihtsalt hästi mastaapsed ja ilmselgelt läbirääkimised on pausil, kuigi täna tuli just teada, et siis Venemaa justkui on mingi ultimaatumi esitanud Ukrainale läbi Ameerika Ühendriikide vahendamise. Eks tänase päeva jooksul ja nädala jooksul selgub, et mis asi seal täpselt on, kui palju selles on tõde, kui palju on midagi muud. Aga tuleb arvestada, et Venemaa käitumine rindel sel ajal, kui Trump sõidib Iraanis, on suhteliselt meeleheitlik olnud ja ka uudis selle kohta, et Putin survestab oligarhe sõda rahastama täiendavalt. Ka see on üks märkidest ja kui ma võtan selle Venemaa suuna veel korra kokku, siis tuleb arvestada seda, et Venemaa, ütleme, Peterburi piirkonna rahvas on küll tavaliselt keskmisest intelligentsem kui ülejäänud Venemaal, aga suure tõenäosusega seal ikkagi mingeid rahutusi ei järgne. Küll aga on märgata eliidi seas teatud sellist värelust, et eliit mõistab olukorda. Küsimus on nüüd selles, et selle sõja aastate jooksul on selliseid eliidi värelusi olnud ka varem. Prigozini avantüür oli üks näide sellest väreluse siis väljapeegeldusest. Et nüüd on küsimus, et kas eliit võtab midagi ette või kukub keegi aknast välja taaskord ja kõik jätkub nagu ta on siis nad peavad ilmselt ette võtma kõigi 7 või 8 Putiniga, palju seal on neid, et tuleb suurem operatsioon. Aga on kuulda, et Putin ka väldib Kremlit, sellepärast, et nagu paljud teised moodsad linnad, ka Moskva, on liikluskaamerate ja muu sellisega varustatud ja Iraani operatsioon ka näitab, kui agressiivselt suudetakse tänapäeval ju tõhusalt ka sellist tsiviiljälgimistaristut luure ja sihitamise huvides kasutada. Okei, aga selline sai meie saade. Suur tänu meid jälgimast ja toome teieni taas oma mõtted ja analüüsi. Suur tänu, ilusat päeva!